Tervitan kõiki lugupeetud Jumala rahvast Eestimaal ja väljaspool seda, kes vaatab meid kuskil mingitel kanalitel. Ja olge väga õnnistatud. Lihtsalt suurepärane aeg on. Kas ei ole suurepärane aeg praegu siin? Halleluja, lähed õue ja 10 kraadi sooja. Keegi rääkis, et kui midagi rääkida ei ole, räägitakse ilmast. Ja räägime ka lähiaegade ilmast natuke. Mis te arvate, kas ilm toob meile ikka päikest ja vihma või hoopiski pussnuge ja tõrva? Tänu Jumalale usume, et toimub Jumala arm ja Jumala aeg meie seas ja meie kohta. Ja tõuseme korra, teeme alguspalve ja kallis taevane Isa, me täname sind sinu püha poja Jeesuse Kristuse Naatsaretlase nimel. Täname sind, Isand, et sinu headus ja heldus kestavad igavesti. Isand, ja kui sa oled andnud meile väe ja meelevalla, siis me võtame ja kasutame seda väge ja meelevalda ja tahame deklareerida, Issand, sinu võitu selle maa ja rahva hulgas. Deklareerida sinu suurt tööd, sinu lunastust Golgata ristil, mis sa tulid ja tegid. Iga inimese eest, iga päästetud hinge eest siin Eestimaal ja mujal, igal pool, naabrite pool ja igal pool on ju sinu evangeelium tulnud ja levinud kuskilt sealt Vahemere äärest ja lõpuks jõudnud siia nagu Skandinaavia Balti äärde, Issand. Sinu sõna on levinud läbi aastatuhandete ja toonud ja kandnud endas kümnete, sadade, kümnete tuhandete ja sadade tuhandete inimeste päästet. Tulles sealt siiapoole. Meie ei tea mitme miljoni inimese päästet või kuidas. Isand, sina tead, see on sellepärast nii, et see on sinu sõna, on elus sõna. Ja mis mind muretsema paneb, Issand, kui tohib üldse öelda, et ma muretsemine on patt, siis ma ütleme, et ma tunnen rahu mõtteid, et elav sõna ikka tuleks maha kantslist. Issand, et see ei oleks nii, et ma ise ei teagi ja ma ei räägi enam elu. Aita mind, et ma räägiks elu, Issand. Kallis püha vaim, tule ja võta mind üle. Ma ei taha, et mees täidab kantsli nii, et sinul vaimul ei ole ruumi ega kohta. Las ma vähenen. Suurenda sa ennast minus, Issand. Suurenda ennast, et kui täna siin on rääkija, kes iganes, mina või veel keegi teine, Issand, et sinu elavad sõnad tuleksid. Sest et elavad sõnad muudavad meid. Ja me vajame muutust. Me kõik vajame pidevat muutust, Issand. Kui sa meid lunastasid, siis me tulime nagu kuradi käte alt, kui nii võib öelda. Sinu armsasse kuningriiki sa transformeerisid meid oma ülivõimsa väe läbi. Ja loomulikult sa muudad meid. See tarkus, mis kõlbas või ei kõlbanud seal maailmas olles, see mõtteviis ja mindset, mis kõlbas seal, ei kõlba sinu kuningriigis. Siin on sinu seadused. Seega ma ei saa minna vanal moel edasi. Seega sa ootad, Issand, et ma muutuks sinu poja näo sarnaseks. Ma tahaksin kõik vastutuse visata sinu peale ja öelda, et küll sina lõikad meid, mis sina teha saan. Aga ma kardan, et see päris nii ei ole ja siin mõned teisedki mõtlevad nii. Issand, et siin on ka meil oma töö teha ja kohustus, Issand, järgneda sulle, Issand. Ja püüda sarnaneda vastu võtta sinu iseloom ja sinu iseloomu jooned, Issand, mis on alandlikkus ja õigsus ja rahu, rõõm pühas vaimus ja samuti meie vaimu nagu viljad, mis erinevad kardinaalselt lihavaimu viljadest,
mis on lahkmeeled ja kiltkonnad ja omamoodi sosistamised, pressimised ja igasugused muud variandid, kaklemised ja vaidlemised ja ärakasutamised, ärategemised, ärapanemised ja ära. Issand, vaid sinu vaimuviljad on õigsus, rahu ja rõõm ja kannatus, armastus. Issand, sa oled võtnud meid välja vihkamisest ja siirdanud meid armastusse. Aita meil seal adopteeruda. Aita meid seal kohaneda. Aita meid selles kohaneda. Jeesus, aita meid selles kohaneda. Aita meil, et see armastus suureneks. Aita minul ka armastada rohkem inimesi, rohkem kogudust, rohkem mõista inimesi. Ja ära tee minust ka, issand, ainult kellegi kiitmise masinat, et ma kedagi näen, kukun teda kiitma ja ülistama. Ja pärast ma ei korrigeerigi teda ja kui ta kuhugi läheb halvasti, siis ma olen teda ainult kiitnud, vaid ja ei ole tal tõtt rääkinud, issand. Luba, et ma ei muutu ka inimeste kiitjaks kuidagi, vaid issand, et ma tahaksin olla see, kes kuuleb sinult ja annab edasi sinu mõtteid. Issand, tänu sulle selle eest, issand. Tänan sind terve selle maa ja rahva eest ja paneme selle valitsuse sinu ette, issand. Seal nii tohutult on vassimist ja vussimist ja relvadega rääkimist ja mitte rääkimist, issand, ja ostmist ja mitte ostmist, et tavakodanik ei saagi selle aru. Aga ma arvan, et võib-olla see peabki niimoodi olema. Miks see peab nii olema? Sellepärast, et ma mäletan, et kunagi varem oli selline jant sellega, et keegi ostis ja ei ostnud nagu Iisraeli relvi ja siis uuesti ostis ja ei ostnud ja siis ostis vanad ja viletsad ja siis ei ostnud midagi ja mingi Andrus Öövel või Ööbik või mis ta nimi oli, muudkui ostis ja ei ostnud ja pärast tuli välja mitu aega hiljem, et osteti korralikud, aga need nii salastati ja selle ümber keerutati sellist valedet tolmu, et lõpuks keegi ei saanudki mitte midagi aru sellest, issand. Ma ei tea, kas see on see kord või mitte, issand, aga sina tead, Jumal, palun tarkust nendele meestele, kes nende asjade juures on otsustavad ja neid asju seal ajavad ja korraldavad ja veavad. Ja loomulikult ma mõistan, et kõik ei saa olla kas siis Varro Vooglaiu või Delfi kuskil kaudu avalik arutelu, kui palju saladusi meil on, kas 7 või 17, issand. Loomulikult, issand, ma tänan selle eest, issand, et need inimesed omavad tarkust seal. Ma ainult palun, et sinu vaimu mõju oleks suurem nende lähedal. Suurenda oma vaimu mõjukust, issand, et mitte hingevaenlane ei avalda neile oma mõjukust. Ja vihkamine, kurjus või pettus või alatus, vaid armastus, õigsus, rahu ja rõõm ja kannatlikkus, issand, on need vaimuviljad ka seal juures, Jeesus. See on täiesti korrektne palve valitsuse eest, issand. Alati läbi sajandite on kirikumehed palvetanud oma valitsejate eest ja alati nad ka ei ole ka kõigest aru saanud. Eriti kui Inglise kuningas, ma ei tea, kas võttis või tapis 8 naist või palju neid oli või 6 või muidugi ei saanud kõik sellega nõus olla ja issand, ometi vajavad ka kuningad tarkust selleks, et olla ja jääda oma nagu koha peale, oma selle paiga peale, kuhu sa nad pannud ja andnud oled, issand. Ja ometi on kõik sinu ees aruande kohustuslikud, ometi kõik peavad sulle aru andma. Kas nad on suured, väiksed, keskmised või veel mingisugused. Isand, kõik peavad sulle aru andma. Tänu sulle, Jeesus, et sina oled kuningate kuningas. Isandate isand, täna, et sina oled toonud need inimesed siia kokku. Tänu sulle, et sinu lunastus, sinu armastus on neid puudutanud ja on neid tõmmanud, issand, ja on neid seadnud siia, issand, tänu sulle, et sa toidad neid täna taevase toiduga, issand, ja annad neile seda, mida nad vajavad, Jeesuse Kristuse Naatsaretlase nimel, halleluja. Issand, ma palun ka, et meie sees ei kustuks tuli. Tulekustutaja käib ümber meie ja kui ta näeb kuskil lõket meie südametest põlemat Jumala järgi, siis me oleme ta lemmikkliendid. Aga sina, issand, oled vägev, et hoidma meis oma tuld. Et see tuli püsiks ja ei kaoks ära. Ja et keegi ei varastaks seda ära. Ükskord ma arvasin, et ma tohutult põlen Jumalale. Ja siis onu Robert tuli Oleviste kirikus, katsus minu põue ja taskuid, küsis, kus see on. Ma mõtlesin, et ta küsib raha või rahakotti või midagi. Ma ütlesin, ma ei tea, et mis siis on.
ta ütles, et see peab olema alles. Ma ei saanud aru, mis asi peab olema alles. Et kuidas sa aru ei saa? Tuli peab alles põlema südames. Kus see on? Selgub, et ma olin selle kaotanud. Isand annab meile aru saamist. Ära luba meil leigaks jääda. Leiget sülitatakse välja. Anna meile jõudu, jooksta võidu jooksmist. Anna meile tugevust, panna maha koorma ja patti, seda täna sellest räägime. Anna meile jõudu ja tugevust sellega hakkama saada. Jeesus, toida meid vaimulikult. Keegi ütles, et milleks te siin käite, et siin ei toimu mitte midagi. Isanda, minu arvates ometi saab siin nii palju inimest süüa taevast, niivõrd kuivõrd, aga midagi ikka. Isand, tänu sulle, et kõigi kõhud on täis, Isand. Et keegi ei ole näljas, Isand, tänu sulle, Jeesus. Keegi ei ole vaimulikus näljas, Isand, tänu sulle, Jeesus. Kiitus ja ülistus sulle. Halleluja. Isand, me anname sulle au ja tänu. Sina oled suur ja sinu heldus kestab igavesti. Suur on sinu kõrgus. Sina oled meid siia toonud ja selleks, et me annaksime au sulle ja tänu. Isand, ja me kohe teeme lahti oma suu ja teeme lahti oma südame. Ja anname sulle austuse, kui koor ja orkester tulevad lavale, siis me tahaksime anda sulle oma au ja tänu. Jeesus, halleluja. Teega lahti oma suu ja tee lahti oma süda, anna Jumalale seda, mis sa talle anda saad, oma huulte kiituse vili. Jeesuse nimel. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 kuningale.
valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meele vaata, ükski relvi sadal võidu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald, taevast ees ja taeval. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiitus, laul, iga põõs sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Sulle kuulub meelevald, taevast ees ja taeval. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiitus, laul, iga põõs sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Kiitus sinule, Jeesus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Kuningate kuningale. Sulle kuulub meelevald, sulle kuulub kogudus, sulle kuulub kogu au. Kogu au kuulub sinule, sinule, Issand. Sulle tunnen kogu au. Viimane kord, Jeesus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus.
iialt sind ei jäta ma. Sa võtsid mind, savist tõmbasid, nüüd seisan kindla kalju peal ja ma tean, Jeesus, minu kuningas, Jeesus, iialt sind ei jäta ma. Kaja maha. Sa võtsid mind, savist vormisid, nüüd seisan kindla kalju peal ja ma tean, sind vajan, sind kiidan, kui ka maailm kaoks, siis sind ei jäta ma. Vaid sind Jeesus ülistab, sind
festival, sind Jeesus ülistan. Sind vaja, sind kiidan. Kui ka maan kaoks, siis sind ei jäta ma. Mu päästja, parim sõber sa. Iga festival, sind Jeesus ülistan. Me taevapoeg, o surma
tänu, kiitus sinule. Ora narea mama nanare ara mama re. Kõrgem kiitus kuulub Jeesuse, kõrgem austus kuulub taeva Isanda. Kõrgem kiitus kuulub sinule, kõrgem austus tõuseb sinule, kõrgem kiitus tõuseb sinule. Tule sisse, sõjavägede issand. Tule sisse, sõjavägede issand. Issand Sebaot, tule sisse. Tule sisse, issand. Ei ole häält. Oh, halleluuja, oh, kiitus sinule, me tervitame sind. Oh, me avame väravad, issand Sebaot, tule astu sisse, aukuningas vägede issand. Su ette kroonid paneme, su ette kroonid paneme. Su ette kroonid paneme issand.
kaks, nüüd on häält, jah. Ja, kiitus Jumalale, halleluuja. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle kõige hea eest. Halleluuja. Amen. Amen, amen. Jah, võime istuda, aitäh ülistusele väga loomingulise etteaste eest. Ma jätkaks meie mõtteid. Ikka ainuke üks kirjakoht ongi piiblis praegult. Meil vist ei ole räägitud ammu Hebrea 12. Hebrea 12 siis. Sellepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja kõik patt, mis hõlpsasti takerdab meid. Ei jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Ma ei tea, eelmine kord ma vist puudutasin seda meile määratud võidujooksu mõtet, aga ma korra käin veel üle, et igal Kristuse kirikul ja kogudusel igaüks on üksteise liige ja igaühel on oma võidujooks. Ja meie oleme ette nähtud jooksma meie võidujooksu. Kas me teame, kuhu me jookseme? Teab keegi või? Ei tea, jah. Mina ka ei tea. Kes teab? Püha vaim teab. Me peame jääma tema juhtimise alla. Vähemasti me peaksime jääma. Aga kui me oleme täna siin, homme seal, oodatakse mind, siis on keerulisem, sest siis me nagu oleme mitmesugustes keha osades välja arvatud, kui Jumal ei too kedagi kas täiendama, mingil põhjusel midagi veel juurde vastu võtma, õpetama või õppima või midagi tegema. Nii et seda ei ole kuidagi ka välistatud. Mind varemalt mitu korda Jumal kasutas igasugustel veidral kojul, mõnel puhul isegi vahetevahel nagu põhikoguduse kõrvalt käisin nagu teisi kirikuid ehitamas, nii-öelda toetamas ja mul oli sellega konflikt minu sees. Aga tuli selline sõna, et ma nagu peaks toetama, et Jumal tahab mind kasutada vahetevahel pastorite toetamisel ja niimoodi välja kujuneski. Ja nii tekkisid Jõhvis ja mitmes kohas kogudused, kui nad tekkisid ja seal nagu oli vaja kuidagi kaasa lüüa või nagu midagi toimetada. Nii et ärme seda asju segamini aja. Eelkõige me peame jääma püha vaimu poolt juhituks, siis me ei eksi. Ja siis kehtivad meile tavareeglid, mis iganes, eks ole. Ja nii et vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale, täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti, temale seatud rõõmu asemel. Ja nüüd on istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et ei väsiks, ega teie hing ei nõrkeks. No sattusin eile vaatama, on üks inimene internetis, keda ma olen kuulanud tihti. Ta on ise väga rikas, aga millegipärast ta on võtnud endale niisuguse ühiskondliku missiooni teha sõltumatut saateid sõltumatul platvormil ja ma ei ole kuulnud, et keegi oleks saanud teda kas tühistada või peatada või nagu kustutada, võib-olla on, aga ma ei ole kuulnud. Ta tõstatas üles sellise probleemi nagu Nigeerias kristlaste tapmine. Ma ei tea, kas keegi nägi seda üleeilse päevaga. Tead see vanake, kes COVIDist räägib ja alati on seal koos Joe Roganiga vahest räägib selline ülikonnas alati istub seal oma hiiglasuures stuudios ja
ja ma ei mäleta kahjuks numbreid, see on väga piinlik siin esineda numbreid mitte mäletada. Aga see oli ikka huge, see oli ka tohutu. Kas päevas vist mingi, ei tea, ma kardan eksida, aga kas ei olnud päevas 300 kristlast, kui palju praegu iga päev niimoodi ei juhtu, et tapetakse. Ja 7000 oli eelmine nädal, pildid ka üleval, kuidas siis nagu tagasi isikud mõõkadega. Ja ta tõi selles artiklis välja just selles klipis tõi välja sellise nagu mõtte ja näitas paari klippi ja näitas paari intervjuud paari kohaliku inimesega. Ja ta ütles ise sellise lause, et tema nähtavasti, kui tema selles olukorras oleks, tema küll välja ei veaks või hakkama ei saaks. Ütles, et ta ei ole ka nii treenitud, ehkki ta on merejalaväeline, päris nii ta ei ole treenitud, et usu pärast niimoodi kuidagi saada interneeritud. Ja seal olid inimesed, keda siis näitas seal, et võt siin näed, siin mu pere tapeti, seal nagu teised, need kolmandad, neljandad. Ja küsiti talt, aga sina, ütles, mind ei ole veel, ma olen elus alles. Küsis, aga mis sa ette võtad, et kas keegi ütleb ei, ütles, ei, keegi ei ütle ei, kõik teavad, et see ongi nende aeg, nad lähevad ära siis siit. Selline usk inimestel, kujutad ette. Me oleme ikka, ma ei tea, kus kohas, jah. Ja niimoodi nad elavad seal, see on teatud alad, ega see ei ole terves riigis niimoodi, aga iseenesest ja see nagu näitas seda, ja ta postitas selle küsimuse, et kus on kõik meedia ja kus on kõik nagu muud tegelased, kui Palestiinas kellegile lüüakse vastu nina, siis terve meedia lärmab igal pool. Et vaadake, kus kaabakad agressorid tulid, lõid inimesele silma siniseks seal ja mis seal kõik ja nii edasi. Ja, aga seal tapetakse sadades inimesi, pead maha, nii nagu ilmutuse raamat räägib ja meediat netu. Ehk nagu soomlased ütlevad, kuidas nad ütlesid, ei mida, aitäh entusiasmi eest. Me peame selle ometi ära õppima, ei saa seda mitte osata. Nii et ei mida tuleb sealt praegu piiks ainult ja ta, ma ei tea, kas ta hakkab sellega tegelema. Aga ta on alati saadetes sellised asjad olnud, mis hämmastavad ja šokeerivad kõiki. Ja tema ka nüüd tõstis selle küsimuse Jeesusest ja ütles, et see peab ikka väga oluline olema Jeesus, et selle nimel rakenduvad terved nagu rahastajad, tellijad, mõrvarid, tegelased kõik nagu rakenduvad selle tellimuse tagajärjel ja teostavad sellist tööd, et teevad mingit osa riiki, nagu nad ise nimetavad kristlaste vabaks. Ja ma ei tea, kas selline asi kunagi õnnestub, tavaliselt on juhtunud nii, et selle vastu on hoopis rohkem ärkamist tulnud ja liikumist tulnud. Ühtepidi, et kui sa kedagi kuskil väga nagu piirad ja kiusad, siis Jumal hoopis tõstab sealt. Aga on ka teistpidi olnud mõtteid, on ka sellised olnud, et Aafrikas on väga palju olnud ärkamisliikumisi ja telke. Ja väga paljud miljonid on vastu võtnud Jumala ja jätkuvalt võtavad vastu Jumalat. Ja nüüd keegi, kes ei võta Jumalat vastu või ei ühine sellega, tegelikult ta nagu ütleb, et ta ei vaja Jeesust. Ja ma ei tea, kuidas tema kaitse siis töötab või ei tööta. Võib-olla paljud te ei tea seda, see Benson Adahoda, olete kuulnud sellist meest, eks ole, usumehest. Tema tegelikult oligi see, kes Ponket kutsus ja Ponke telgid seadis, et Ponke on osaliselt nagu tema looming. Ja kuni võib öelda, vähemalt tema kogemused sai ka Reinhard Ponke endale ja mina ei ole veel kuulnud, et keegi Ponke autoriteeti kahtluse alla seab kui vaimuliku autoriteeti, kas keegi on kuulnud või mina küll ei ole. Igast muid tegelasi seostatakse valeõpetuse ja rahaga, millega tahes. Aga Ponkel ei olnud ei ühte ega teist, ei raha ega valeõpetust. Ta ütles, et andke mulle raha nii palju, et ma saaks telgi püsti. Raha talle ka ei antud, aga telk anti. See on veel parem. Ja ta vist sai neid mitu igale poole pärast midagi. Igatahes siiamaani Daniel Kolenda üritused kuidagi toimivad. Minule tuleb kogu aeg meili peale võimalus anda Daniel Kolendale, et 100 inimesed saaksid päästetud ja kui ma ei anna, siis võivad saada vähemad. Et see on ka selline vorm või oht. Nii et Jumal teeb oma tööd ja
ja meie ei ole seda raevu tundnud siin Eestis õnneks. Ja me oleme praegu nagu lasteaias või siniste kinnastega olnud. Tänu Jumalale. Ja annaks Jumal, et see mitte kunagi ei muutuks nii. Halleluja. Sest kõik ei pea ju ka tingimata matšeeta alt taevasse minema. Ma mõtlen selle peale, mul hakkab kade rootslaste peale. Kas see ei ole kade rootslaste peale? Kes 200 aastat on Pillerpui seda lastepäevaga mänginud, kellel Eeva Loota ja Rasmusega on külas käinud ja kõik, kelle kõige suurem kuritegu on olnud seal mingi hulkur Rasmus, kes vist võttis suur mõmmiku kellegilt ära ja midagi taolist ja see oli suurim kuritegu. Kujutad ette, mis need lasteajad, see on suurim kuritegu, halleluuja, terve rahval, mitusada aastat. Ja kõik need inimesed käisid, elasid ja teenisid väga-väga paljud neist Jumalat, Kristuse kirikut õitsesid või õitsevad, praegu ma ei tea, kuidas on, aga siis õitsesid ja suurenesid, kasvasid ja rootslased tõenäoliselt suures hulgas läksid üles taevasse. See ei ole imeline, mis ühel rahval võib olla niimoodi. Kui samal ajal, kui teised võitlesid, ei tea kellega, millega ja kui poolakad võitlesid Panvaladjovskiga ja ma ei tea, kellega nad kõigiga seal sakslastega, saksa ordutega Marborkis ja kogu aeg, küll oli Andres peal ja mis see teine oli, Pearu all või kuidas see asi neil seal käis ja vastupidi ja sedapidi. Ja rootslased lihtsalt ei tea midagi, lähevad taevasse. See ei ole ebaaus. Keegi ei julge öelda, mina ka mitte. Muidu ma olen nagu kohtumõistat käsuõpetuse seadusegi. Ja suur Jumal teeb, mida tahab ja kuidas tahab. Hiljuti ühed tegid ühe saate, kus nad kasutasid või vähemalt klippi kasutasid saates mingisugusest AI robotist. Kas keegi nägi seda saadet? Ei ole keegi näinud, jah? Aga seal on selline, Tarmo nägi või? Venekeelne saade oli, jah? Geeniusrobotit, jah. Vot see geeniusrobot seal, no ma ei välista, et see fake ei ole, midagi ei saa enam välistada, aga küsimused olid huvitavad ja vastused olid veel huvitavamad. Aga mis ma välja tahaks tuua, no kui sellel on mingit pistmist õigega või õigusega või tõega, mina ei ole selle otsustaja, aga selle AI käest küsiti, et kas see jääks ära see suur, mis asi see on see ID CBDC süsteem, kui kristlased oleks selles maailmas suuremal mõjul ja mõjukuses. AI vastas, et jaa, muidugi jääks ära. Ja siis ta küsib, aga kui palju on niisugused nagu tõsiselt võetavaid kristlasi protsentuaalselt? Ta ütleb, no USAs on 10% ja Euroopas 5-7 vist oli, kui ma ei eksi, jah. Ja ma vaatasin, mis see arvudes teeb. Arvudes on selline omamoodi, tuleb välja otse kui see 10% Ameerika elanikkonnast, mis on kas 335 miljonit või ma eksin siia sinna, no suurusjärgus 35 miljonit ehk on tõsiselt võetavad, sügavat, vinget, rasket, radikaalset kristlast. Polegi nii vähe, 35 miljonit. Ja Euroopa 541 miljonist elanikkonnast 5-7% on siis kui palju? 28 circa miljonit sügavat, fanaatilist, pühendunud, täis evangeelset, täis kristlikku, väga uuesti sündinud, väga uuesti sündinud, tugevat kristlast, 28 circa miljonit. Kuidas see sobib piibliga, mis te arvate? Mis ülejäänud teevad? Käivad niisama nalja tegemas või? Kirikutes käib rohkem inimesi kõvasti. No, veel kord ütlen, et me ei võta seda arvutust nagu aluseks, aga on üks aga. Nimelt on öeldud, et siis paistavad õiged nagu taevatähed ja alles jääb hävitusest ainult kes ehk mis ehk känd. Ja känd circa on 10%. Samat juttu räägivad juudid, et ka judaistidest circa 10% on see kontingent, kes on nii-öelda tugevalt taaras ja kõiges, mis peab. Ja ülejäänud käivad nuusutamas, maitsmas, proovimas, tiirutavad seal ümber, nagu ikka ajaloos on olnud, eks ole. Ja ega moslemitega on samamoodi ka, ega seal ei ole ka nagu
kõik niisugused nagu väga veendunud seal ka, paljudki, kes käivad kuskil päeval pearätiga õhtul, kui kohvikusse lähevad, võtavad selle maha, panevad kotti ja kui saiid tuleb, panevad jälle tagasi ja nii nagu käib ja ega igatepidi elus on, inimesed otsivad iseennast, otsivad tõde, otsivad Jumalat ja seda ei saa neile keelata, sest elu ongi otsing mõnes mõttes. Sellepärast inimesele ongi kohustus ja õigus antud ise veenduda selle tee õigsuses, et teda keegi ei eksitaks. Ei ole kedagi teist, kes sinu ees seisab, kui sa ise, et sind ei eksitataks. Tegelikult, jah. Ja sellepärast meie ka vahetevahel võtame natuke rahulikumalt seda suurt värki ja teeme võib-olla nagu investeeringu sügavusele ja püsivusele ehk fundamendi laiendamisele ja põhjalikkusele. Minu huvi on see, et mina võimalikult oleks seisnud selle eest nii palju, kui ma oskan, et kõiki taevariiki toimetada. Mina ei saa teid viia. Küll aga ma saaks kuidagi juhatada võib-olla ehk vastavalt volitustele, mis mulle on antud. Ja ma ei saa kedagi sinna panna. Mul ei ole ka sellist meelevalda. Ma ei saa öelda, et sa pead nüüd minema koju ja seal mingi teatud aeg palvetama ja kui sa nii ei tee, siis tuleb keegi ja lööb kaikaga kuskile ja teeb midagi ega midagi taolist. Ja Jumal ka ei taha seda. Ta ei vaja seda. Ta vajab, et sinu süda tõmbaks tema poole. See on see, keda ta tahab, keda ta otsib. Kuidas teid, meid, mind ka ennast sinna olukorda panna, kus käib tule kustutaja? Kuidas ta kustutab tuld? Haigusega näiteks. Haigus teeb tuimaks, olete näinud või? Pärast sa ei taha midagi. Murega, ka finantskiusuga, vahest suhtekiusuga. Keegi ei räägi minuga. Keegi ei armasta mind. Olete kuulnud sellest laulu või? Ja pastor Mart oskas seda väga hästi kuidagi järgi teha. Tegi vinguva häälega kuidagi niimoodi, et terve saal oli väga vaimustatud. Ja see on nagu selles mõttes väga hea, et võta kätte ja hakka ise ka kedagi armastama. Aga nad ei anna mulle tagasi midagi, aga mis siis, ära tahagi midagi. Las Jumal annab sulle tagasi, siis kui ta annab millegi tagasi. Ja sellepärast nagu meie huvi ongi see, et me suudaksime leida ja jääda elavatesse sõnadesse. Kui elu ei tule kantslist, siis on väga halb lugu. Kas kantslist võib mitte tulla elu? Väga ebapopulaarne küsimus. David Wilkerson räägib, et võib. Võib-olla ma olen tema video mõju all, ma ei tea. Ma vaatasin ta videot, kus ta rääkis, et ta oli nagu väga kõrgel, kuidagi sattunud kõrgele üles Jumala poolt ja võitmine lahkus. Aasta aega, nagu ütlevad soomlased, mismoodi ütlevad? Ei mide. Ja siis ta käis kuskil ja 5000 inimest kuules ja 10 000 inimest oli kohale tulnud, David Wilkerson tuli. Ja siis ta rääkis neile abielu seminarist, sest ta oli naisega just riidu läinud kodus. Ja kõik ütlesid, ära jama, et meil on nii palju uusi värsket, sai teinud isegi altari kutset. Et äkki läks midagi viltu. Ütled, ega me ei tohi sulle midagi öelda, sa oled nii suur püha mees. Ja siis ta aegamisi hakkas aru saama, et varem või hiljem saavad kõik aru, et ei olegi midagi. Ma kuulasin seda ja mõtlesin, issand, oi, hoia ja aita. Ja lihtsalt see on nagu väga hinnaline, kui Jumala arm jätkuvalt viibib meie keskel ja tema vaim ja elu töötavad meie kaudu ja meie läbi. Halleluja. Ja sellepärast tuleb, minu arvates tuleb ka pingutada, et müüda talle meelepärane olla. See ei ole automaatne. Mulle ka meeldib õpetus, et ma võtsin korra Kristuse vastu, nüüd automaatika ainult juhib mind taevasse. Panin selle autopiloodi peale ja laulan kõrvale, et küll läheb libedalt. Ja osad nagu toetavad sellist fundamente, positsiooni. Näiteks olid sellised liikumine oli eelmine sajand nagu universalistid, olete kuulnud, jah? Kõik on universaalne, eks ole, ükskõik mida teed, alati on universaalne. Ja neid oli väga palju. Meie nagu ei tahaks vist olla seal või mina küll kardaksin seal olla. Sellepärast, et minu piibel ei kinnita seda,
et Jumal nii hirmsasti tahab sind taevasse, aga sina laulad seda laulu, et küll läheb libedalt ja mul ükskõik. Kui on ükskõik, see on asjad halvasti. Eduard Leige on tulnud sisse. Tuleb ta välja ajada. Öelda, mine ära. Muidu viskab Jumal kõik välja. Koos minuga ja sinuga. Ma mõtlen koos selle leigusega. Ja see tahab kogu aeg tulla. Aga me kogu aeg viskame selle välja. Kuid mis selle vastu aitab? Käimine koos Jumalaga ja palve. Mina ei tea teist lahendust. Asjale käe külge panemine külge. Kui ma jään eemale kaugele positsioonidele, siis on oht, et ma jään kuidagi jälle saagiks sammaste vahele. Sellepärast ma nagu pean panema käe pulsi külge ja tundma, kuidas elu läbi käte vahelt pulseerib. Loodame, et jumalik elu. Halleluja. Niisiis, mis see on? Uuesti korraks võtame veel selle kõik koormav. Mis võib olla veel koormav? Jah, tahan sulle öelda, mis võib olla koormav. Olen väga täis seda ütlemast. Sõbrad, teate, et te sündisite uuesti. Kui paljud on uus sündinud? Vaatasin seda Aidahoosa koosolekut. Tema üldse ei lase rahval magama jääda või eralduda nii. Ta kogu aeg ütle mulle järgi seda. On ju, Jumal on hea, eks ole? Jah. Ütleb, kes on uuesti sündinud? Kas sa ei olegi? Ja miks sa kätte ei tõstnud? Ja kogu aeg proovi niimoodi saleerida saali. Aga saalis oli paar tonni ikka vähemalt, eks ole. Ma ei tea, kui suur see saal oli. Ameerika saalid. Ja kogu aeg ta tegeleb, kui keegi on telefonis, küsib, mis ma ütlesin viimati, et ütle kõvasti, et ma ei kuulnud hästi. Unustan ise ka ära. Ja ta kogu aeg oskas seda saali kuidagi niimoodi ohjades hoida. Mulle väga meeldis. Igal juhul me oleme uuesti sündinud teiega, vist oleme, jah? Mis nüüd juhtus, kui me uuesti sündisime? Võtame lahti. Meie DNA muudeti. Kuidas? Kiri ütleb käteta. Käteta. Ümberlõikamise teel. Piibli sõnad. Käteta. Keegi tuli minu sisse ja muutis minu sees sisu. Ja seda vana sisu enam ei ole. Vähemasti ei peaks olema. See visati ära. Mis on see tõde mu elus või ei ole? Kas ma olen uus loodu? Julged sa öelda kõvasti? Ja see on juba parem. Ja anna Jumalale ka näha, et sa oled. Kui sa oled uus loodu, siis on juhtunud üks asi. Sinu esiisa altarit enam ei ole. Isa altarit ei ole. Mis see tähendab? Jeesus lõikas sind lahti. Isa altari küljest. Mis on isa altar? See iganes, millega isa seotud oli. Kas vaimulikult või mitte vaimulikult või tervislikult või haiguslikult või kalduvuslikult või joomarlikult või mitte joomarlikult või mida iganes. Pärand võis olla rikkalik. Aga see pärand lõigati sinust ära. Sina peaksid olema sellest pärandist eraldatud. Kas sind petta tohib? Ei tohi, ütleb Andres. Henrikut tohib petta või ei tohi? Kui meid petta ei tohiks, siis me oleks täis veendumuses, et me oleme ja käimegi uueloodutena. Aga kui saalis kõlab selline mõte nagu mitte väga julgelt, siis on põhjust arvata, et meid petetakse vahest sellega. Otse, kui me oleks kuidagi tagasi kuskile
langenud. Kas me saame tagasi langeda? Saame küll, jaa. Aga kas me saame ka mitte olla langenud, aga kogeda otse, kui me oleks tagasi langenud? Saame või? Jaa. Ehk kurat ei saa muuta fakti, et sa oled uuesti sündinud. See ei ole tema käes. Tema ei ole selle mängu juht. Kes on selle mängu juht? Jeesus. Ainult Jeesus. Tema tuli, suri, maksis meie eest täishinna. Ta ei saanud meid odavalt ega niisama, vaid kannatuste piiri peal. Ma ei hakka üles lugema, mida kõike talle nad tegid. Kannatuste piiri peal ta ostis meid endale, lunastas meid. Kogu meie vanast moosist, mida iganes see moos sisaldas. Võttis kätte ja transformeeris ja kiskus meid oma jumaliku taevaliku sõjaväe hulkadega pimeduse käest välja ja transformeeris oma valguse kuningriiki. Asetas meid ringi. Kujuta nüüd ette, kui kole see oleks, kui sa oled taevases kuningriigis endine, kuidas öelda, kindlasti ei sogi kaabakas öelda, aga endise elustiili kandja. Oled taevases kuningriigis ja ütled Jeesusele, aga muutu. Ega mina siia muutuma ei tulnud. Midagi on viltu, eks ole. Jah, jutustaja räägib valesti. Meie oleme kutsutud sinna ja seatud sinna muutuma tema näo järele. Ma tahaks jälle kõik vastutuse anda Jumalale, ütleks, aga sina muuda mind, mina ei oska. Aga nii ei saa kahjuks. On vajalik koostöö. On vajalik koostöö. Ta tahab ka, et ma tahaksin seda, mis tal on. Ta tahab, et ma tahaks seda, mitte et ta ei suruks seda või ei käseks mul seda lihtsalt saada või teha või olla. Vaid et ma tahaks seda armastuse sunnil. Et ma kuuluks sinna armastuse sunnil tema kuningriiki. Ja teate, sinna vana inimene ega tema kombed ei mahu. Aga kuidas meie vana inimesega mingi seos on, kui me uueks inimeseks saime? Kust see seos tuleb? See tuleb meie lihast. Kust meie liha tuleb? Liha elab sotsiaalsfääris. Me ju elame ühiskonnas. Kas see on siin jumalik ühiskond, kus me elame? On see paradiis? Eriti ei ole. Nigeerias kindlasti mitte. Ja mujalgi võib-olla. Ma ei tea, kus see kurat on hullem. Kas CBDC-ga kuskil praegu, nagu nad ütlevad, algaval Inglismaal. Nägite internetis, kui tohutud mässud Inglismaal on selle vastu, et nad tahavad nüüd kõik panna selle kaardi peale, et kui sul see kaart on ainult, siis saab tööle minna ja ma ei mäleta, mis hüved seal kõik olid. Kõik rahvas on tänavatel Inglismaal, metsik, eks ole ju. Ja kõik laulavad vaimulikke laule ja hüüavad, Jumal päästa meid, aita meid, ära lase meid orjastada sinna alla ja politsei rahustab ja vestleb nendega ja veenab neid siis päästmisele minema või mitte minema ja nii edasi. Nii et maailm nagu liigub edasi agressiivselt ja et mitte teemat ära kaotada, me nagu kõik oleme survete all, kus kas ühiskond muudab meid või Kristus muudab meid. Mõlevad tahavad meid muuta. Mis see meie probleem on? Meie probleem on siis, kui me uuesti looduna püüame elada vana viisi, nii nagu me elasime maailmas. Me ei peaks niimoodi elama. Me ei peaks niimoodi sinna jääma. Kui me nii elame ja jääme, siis me oleme vana isa altari juures. Me oleme alles vanas. Aga meid on tõstetud, kiri ütleb juba uude. Kuidas me sinna kinnitume? Kuidas me sinna jääme? Siis kui palvetame ja ütleme, issand, sa oled tõstnud meid, viinud meid üle. See vana ei kuulu mulle. Ma raiun ennast sellest lahti. Ma teen ennast sellest lahti. Mõnikord mõni kurdab, et
mu isal olid neerud haiged, vanaisal neerud haiged, vanaisal neerud haiged, nüüd on minul neerud haiged. Aga ei peaks olema. Sa oled uus loodu Jeesuses Kristuses. Nüüd ma räägin sulle sellise jutu. Kui sa said päästetud, sa astusid uude reaalsusesse. See sobib kõigile peale kuradi. Kurat tuleb haigusega ja ütleb, et sul on nüüd nii. Teate, mis mul oli üleeile öösel? No ikka väga rajud, ei kujuta ette. Ma ei hakka seda siin ekraani ees väga üksikasjalt kirjeldama, aga mingite jõududele pöördumine, mingite ametiisikute poole hoidis ära seda, et Ode Pajo palvetas minu eest ja ütles no hospital. Kas keegi on sinu eest palvetanud ja öelnud, et no hospital? Minul ka ei ole olnud. Ja olgu teada, et mina ei võitle arstide vastu. Arstidel on väga oma koht. Amen. Ütleme nii. Aga on asju, mida nemad teha ei saa. Aga Jumal saab. Näiteks teemonlikud sidumised. Sa võid ükskõik kui palju pista endale, ükskõik millisest otsast sisse aspiriini, aga tagajärg võib olla kahvatu. Sest teemonikud jõud irvitavad aspiriini üle või millegi muu üle. Sa võid tugeva mingisuguse, mina ei tea, narkotsi võib-olla endale võtta, olla arust ära 3 päeva ja ma ei tea, kuidas sellega on, parem ära tee seda. Kindlasti ära tee, esiteks seda pole saada kuskilt loodetavasti, sest Eestis enam ei müüda meil narkotsi, ma arvan. Meil on siseministeerium ja meil on seal need inimesed, kes sellest on pädevad ja sellega tegelevad, et see oleks võimatu. Nii väike riik, mõtle kõike tead, mis sa kodus räägid, kuidas nad seda ei peaks teadma, kui keegi tegeleb sellise asjaga, on ju. See on ju võimatu peaaegu, absoluutselt. Ja selle tõttu see on nagu välistatud. Ja siis on nagu sellised jõud, nagu saatanlikud jõud. Ja me läksime kuskile, kus mul tuli selline rünnak, et ma ei suutnud 5 meetrit kõndida ja mulle tundus, et mu süda lõi mingeid teisi rütme või ei löönud üldse midagi. Ja vahepeal ma ei saanud aru, kas ta lööbki midagi. Ja siis ma tegin endale mingisuguseid igasuguseid abisid. Ja vähe puudus, et ma oleks naise üles sajanud ja öelnud, et kuule, et peab kuidagi koos elama hakkama. Kohe praegu palves, et mul on ikka väga, väga käest ära. Ja siis ma olin nii nõrk ja teate, mis ma tegin? Ma sosistasin ja ütlesin, ma seon igasuguse surmavaimu mõju ja meelevalla, mis on kuskilt tulnud ja tahab tulla ja võimust võtta minu üle. Ja ütlesin selle lause, millest ma ise eelmine pühapäev kantslis rääkisin. Ma astun madude ja skorpionite ja vaenlase kõige vähe peale, sest sa oled meile andnud selle meelevalla. Ja siis läks rahulikumaks ja siis natuks poole tunni pärast hakkas jaure uuesti. Ma ütlesin, aga ma ju sidusin. Vaat selline duell käis, nagu Kristel ütles väga hästi, et mängiti ping-pongi. Ping-ping, pong-pong, ping-ping, pong-pong. Ja selline jauramine käis ja lõpuks oli väga nigel. Ja mul oli valida, kas tunnistada, et ma olen haige. Ja haigus on osa minu elust, minu sees. Ja ma pean sellega harjuma elama. Ja ma ütlema, haigus sa andsid mulle vaba päeva, aitäh, ma saan midagi teha täna. Või nii ja naa. Või otsustada, et mul ei saa olla 2 reaalsust. Mul on kas Jumala reaalsus või on kuradi reaalsus. Jumala reaalsus oli see, et pühapäeval alles, või oli see kolmapäev, kui Jumal puudutas mind ja ma sain tervendava, väga tugeva tervendava laksu. Kas keegi veel sai siin või? Ma ei tea. Ja mõned said veel, jah? Mina ka sain. Väga tugev tervendava. Ja tagajärg näis olevat see, et see oli korraks, vaid ainult sain ma olla sinuga. Juba jälle tuli tema mulle tagasi nüüd ka. Jah, väga tore. Mees tuleb kaugelt Aafrikast, sõidab siia, jätab maha kõik need tegelased selle värgid ja tuleb siia,
palvetab meie eest, me saame terveks 1-2 päevaks, halleluuja. Käime ära linnas, kõik on hea, jood õhtul teed, lähed magama, kõik on väga hea. Ja öösel selgub, et sa oled suremas. No tere tulemast. Saab nii olla. No ei tohiks, aga saab kahjuks kuidagi. Ja siis ma otsustasin, et see ei anna midagi, et ma olen nagu väga haige. Vahepeal tuli 1000 mõtet juba. Pühapäevane koosolek teeb nii, helista sellele, räägi sellega, kõik on seda niikuinii minna kuskil ei saa midagi, ei saa. Edasi. Ja ma otsustasin järsku, et ei, 2 reaalsust ei saa olla, paralleelreaalsust. Et minu jaoks kehtib Jumala reaalsus. Ja siis ma karjusin iseenda peale, lõin endale vastu pead, nii et kõlises. Kiibehk ütles selle peale, pane kiiver alla ennem, kui sa nii kuvasti lööd. Muidu lööd ajud ära. Ma proovisin siis ka midagi teha. Ja tegin otsuse, et nii lihtsalt ei ole, kui Jumal puudutas, õigemini tema vaim. Ja mulle väga meeldis see, et Paju ei pannud kellelegi käsi pähe ega kuskile, vaid lihtsalt palvetas saalis. Jah, seega ei olnud see, et tema tegi või tema tõi või tema tervis või nii edasi. Vaid see oli nagu otsene ülekanne taevast. Ja kui taevas andis ülekande, järelikult seda ülekannet rünnatakse, järelikult see ei ole minule, see ei jää mulle, vaid see ongi vaenulik ja ma heidan selle endalt ära. Ja ma võtsin ja heitsin selle ära, ütlesin nii, nüüd on otsustatud nii, 2 reaalsust ei ole. Jeesuse surm Golgata ristil ei olnud vilets ainuke väike deklaratsioon, millel puudus vägi ja jõud, vaid piisavalt vägev, et mitu tuhat aastat kõiki inimesi vajadusel tervendada, sealhulgas mind. Ja ma deklareerisin seda iseenda kohta. Panin endale käe pähe ja ma ei tea, kuhu veel, kuhugi vist igale poole. Mul oli mitu kätt selle vahepeal, rohkem kui 2 tundus. Ja ütlesin endale, kõik kohad, kuuletuge Jumalale, töötage, olge terved. Südamed ja veresooned ja panin igaks juhuks neerud ja maksad ja rohkem ei tulnud meelde. Muid organid lisasin ka juurde. Kahjuks põis või veel midagi jäi ära, aga oleks võinud lisada. Ja kuulutasin, et minu kehas elab terve vaim. Ja Jumal ei ole andnud mulle jõudu ainult 5 meetri läbimiseks, vaid 5555 või mille iganes. Ja selle tõttu ma otsustan praegu, et tema vaim on nõu, jõu ja väevaim, Jehova tundmise ja kartuse vaim. Tema vaim on väevaim ja tugevuse vaim. Ja see tugevuse vaim tuleb minu peale, tabab mind, täidab mind, teeb mind tugevaks, annab mulle jõu ja väe teha kõike Jumala tööd, sest Jumala leping minuga on olnud see, et on eluaeg andnud meile võimekuse teenida teda. Eluaeg. Laulud, mis laulud? Luuka 2, leping Jumalaga. Eluks ajaks on ta andnud mulle võimekuse teenida teda ja mitte keegi ega mitte miski, sealhulgas ei tõved ega muud asjad, ei saa mind takistada Jehovat teenimast. Ja otsustasin, et 2 paralleelreaalsust minu jaoks ei ole. Kui see ei tööta, siis ei ole midagi, aga kui see töötab, siis mul on kõik. Mõne hetke pärast midagi juhtus. Taevas avanes. Puudutus tuli, mul hakkasid käed värisema ja ma tundsin, kuidas jõud ja võim tuleb ja kuidas kurat lahkub sealt, kus ta tuli. Ma ei tea, kus ta tuli. Ma ei olnud kuskil sellises kohas, kus oleks tema peakorter olnud. Vähemalt minu arvates mitte. Ja. Halleluja! Ja selle tõttu see vana, mis tahab mind takerdada, ei kuulu ei mulle ega sulle. See altar koos isade haigustega, see altar koos isade puudujääkidega, see altar koos isade, ma ei tea, teemonlike seostega või millegiga ei kuulu mulle. Golgata ristil Jeesus Naatsaretlane lõikas nagu relakaga
meie küljest selle vana ära ja tõstis meid kõike uute. Ja kui meie märgid näitavad meile, et me oleme vanas, siis kurat petab meid. Aga kui me ise võtame midagi vanast, siis me ise paneme ennast olukorda, kus me laiendame oma metsateed, mida meile antud ei ole. Mis võib olla metsatee? Näiteks. No mis võiks olla näide? Ma ei taha kellegi isikuliselt öelda. Ma ei oska öelda kuidagi. No kui sa Loore lähed uuesti jooma kellegiga, näiteks. Teadlikult. Ei tule vähegi, see on küll hea. Lähed näiteks, mis see kohvik oli, seal kohvik mingisugune Pegasus. Lähed sinna, otsid seal veel paar niukest karmi õde kuskilt ja ütled, mis maksavad madalad majad, mehed, vennad, õed, paneme ja teeme. Ja need panevad ja koos sinuga. Kas ta tohib nii teha? Aga mida ta ei tohi nii teha? Paljud teevad, näiteks õigeusu kirikus selle mingi probleem. Paljudes ei ole. Aga miks mina ei soovita nii teha? Mõistus võib ka minna, aga siin on veel üks asi. Ma ei saa korraga võtta osa 2 armulauast. Ma olen kas selles armulauas või teises armulauas. Kui ma lähen tagasi vana armulaua juurde ja laulan sellist mingit laulu, sõbrake, jabrake, ribadidi, tabrake. Ma lõhun seda, mida Jumal on ehitanud. Ja selles ei ole Jumal süüdi. Aga kui ma püsin selles, mille ta on andnud, siis on tema arm minu üles andnud küllaldaseks. Ja minu ainuke mure on see, et see ära ei kaoks. Või et seda juurde tuleks. Loorega sa ei pahandanud kuidagi. Ma püüdsin kõige süütumat näidet anda, mis sul isegi ei ole kapilaare punaseid ega nina ega hambaid ega mitte midagi. Nii et see oli nagu tõeliselt hea näide, kuidas mitte teha. Ja sellepärast, sõbrad, meil on vanu asju, mida me saame teha, aga mida me ei tohi. See lihtsalt oli näide. Meil on ka muid asju, mida me ei või. Me ei või rikkuda ega käia kellegi juures kuskil, kuidas öeldakse, ehal või külas. Ühel või teisel kujul. Me ei tohiks nii käia teha, sest me viime ohtu selle, et see uus looming, nüüd see, mis on taevariiki pandud, see on transformeeritud sinna. Me tuleme sellest taevariigist vahepeal välja, ütleme Jeesus, oota, ma olen käin vahepeal ära mõne pruudi juures või vastupidi mõne peigmehe juures. Mul on sellised nagu vajadused või huvid ja tulen su juurde ruttu tagasi, ära tee välja, ära pahanda. Ja siis satun mingi nõia juurde ja see laeb mind seest, ma ei tea millega. Ja nüüd lähen pakun seda taevases kuningriigis, jah? Ja siis kõik ütlevad, mis tema siin teeb. Sellepärast pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid. Jookskem püsivusega meile määratud võidujooks. Sõber, minul on oma võidujooks, sul on sinu võidujooks. Mina sinu võidujooksu ei ründa. Minu oma rünnatakse kogu aeg. Aga see on osa tööst. Sul ka, jah. Ja sellepärast minu sõnum on see, Jumal on andnud sulle väe ja meelevalla ja kehtesta, räägi oma kehaga, kehtesta oma territooriumil tema toiminguruum ainult. Mul vedas veel, enne seda, kui Paio minu eest palvetas, Kenneth Heigan ilmutas mulle ennast. Ja tuli ja rääkis mulle jube head juttu. Ja no ta ei tulnud hauast ega ma ei näinud unestada, lihtsalt telefoni tulid klipid. Heigan tund 20, Heigan 30 ja ma ei tea, mis neist parem oli. Minu jaoks olid kõik head. Ja ta rääkis sellist huvitavat asja, et meie nagu mõnikord me oleme usuinimesed,
me võtame näiteks tervenemise vastu ja siis läheme koju ja kui me kohe ei näe tulemusi, siis me ütleme, et see oli pettus. Aga pettus on see, et see on pettus. Aga kui me jääme sellesse ja ütleme, Petis, sa lähed ära, mind tervendati, sa ei saa midagi teha. Ja siis korrutame seda, et sinu haavade vermete läbi on mulle tulnud tervis. Mitte midagi muud, vaid tervis. Ja tunnistame seda, et eriti tugev on minu jalad ja ma ei tea kellegil, mis pea ja käed või mis kellegil iganes. Siis see nii lähebki. Miks? Mida sa küsid, seda sa saad. Mida sa ütled, see sulle saab. Mis olukord, mis sinu elus on nõrk, võta, tee sellest nädalajane palve sihtmärk. Pane sinna peale sihik ja tõmba vaenlane maha nii palju kui saab. Me rajasime siin paberilehe, kus igaüks pidi kirjutama. Ma ei mäleta, kes seal päästetud peaks saama. Ja pidime seda iga kolmapäev nagu uuendama vaatama. Ma ei tea, kas Allan ja Peeter on seda uuendanud ja vaadanud nii, nagu ma palusin või mitte. Aga mulle meeldib nagu metodism ehk John Wesley ja metoodika. Ja mõned asjad peavad olema regulaarsed. Ja ma ei tea, kuidas sinu elus, minu elus tohutult hästi asjad muutuvad, kui ma kirjutan paberi peale, mida ma vajan ja kuidas. Ja siis hakkan sealt maha tõmbama. Ahah, number 1 läks maha, number 7 läks maha, number 5 läks maha. Mõni paberileht on olnud 4 aastat. 4 aastat. Ja me oleme sellest palvetanud. No mitte küll iga hommiku, aga ikkagi tihti. Aga seal ei ole ka vähe küsitud. Aita 10 korterit valmis ehitada, ära sanda, ära teha. Loomulikult ei saa kohe ühe päevaga issanda, et ma võtan vastu täieliku võidu homseks. Asjad lihtsalt selles elus ei ole nii. Ja keegi pole öelnud, et see peab olema lühiprogramm. Metodism on metoodiline ala mingi asja peal. Ja mõne koha peal on see nagu hea. Ja kui sa oled järjepidev ja jätkad seda. Ja mõne koha peal on see nagu koormav, kui sa selle alla kinni jääd ja kui need on mingid asjad. Aga kirjutatud on, mida iganes sa küsid, seda ma annan sulle. Ei ole keelatud küsida. Ei ole keelatud unistada. Ei ole keelatud rohkem tahta. Ja mina ka täna nagu tahaksin öelda, et ma tahaks, et sa tõuseksid püsti, kui sa arvad, et sind on kuidagi kaasatud vanadesse asjadesse või et sulle tundub, et sul on, ma suisa kutsuksin sind korra siia ette ja me ei pane kellelegi käsi peale, aga tule, anna Jumalale üle ja tee üks akt, ütle Jumalale, et ma taas siirdun täiega sinu sellesse taevalikku valguse kuningriiki. Ma tõmban kõik välja, mis seob mind kuidagi teemonlikult või vanast või millegiga. Kas ma tean seda või ei tea? Ma tahan, et mitte midagi ei koormaks mind. Mingi patt ei takerdaks mind. Vaid ma võiks olla rõõmus ja rõõmuga minna ja jooksta püsivusega mulle vääratud võidujooksu. Lõpuks me saaksime ühe laulu teha taga. Äkki tuleb 2-3 inimest ette, kes tahab selle maha panna kõik selle vana, mis iganes seal on. Mõnikord tulevad asjad meile külge. Mulle ka tulevad külge. Mina ka võitlen nendega. See on võitlus. Aga sa oled selles võitluses kutsutud olema võitja. Ja tulge, ärge kartke, jah. Sa oled kutsutud olema võitja selles võitluses. Sa oled kutsutud olema võitja selles võitluses. Ja Jumal on sinu poolt. Ja Jumal tahab sind toetada. Ja Jumal tahab sind aidata. Jumal tahab olla sinu tugevus. Ja nendele, kes tulevad siia ette, ma tahan midagi veel öelda eraldi. Mingi asja. Ja ma tahaksin öelda, et julgege neid asju kasutada. Julgege neid asju kasutada. Teate, mind niivõrd palju innustas selle onu kuulamine. Ma mõtlesin, kuidas see onu ajab neid asju. See on täitsa väga huvitav, kuidas ta ajab. Teate, mis ta tegi? Ta tahtis, et ma ei mäleta, mis Nigerias, mis selle linna nimi oli, kuidas ta valutas linna.
Jumal ütles talle, mine jaluta 10 korda ümber oma linna ja palveta keeltes. Suur linn oli, ma ei mäleta, kaua tal aega läks. Ja ta läks ja jalutas ümber linna 8-9 korda ära, kuu aega läks tal aega või rohkemgi veel. Ja ta küsib Jumalalt, mis nüüd saab, mis midagi ei saa. Ja ta loeb lehest 30 nõida, kes valitsesid seda linna, surid ära selles linnas selle kuu aja jooksul. Need, kes hoidsid seda linna vaimulikult kinni, 30 inimest. Ja siis ta ütles neile ülejäänutele, kas teiegi tahate minna põrgu või tahate oma teed muuta, et mitte midagi vanat ei leitaks teis, vaid kõik uus võiks teid tulla ja täita. Halleluuja. Tänan issand iga ühe inimese eest, kes meid vaatab veel kuskil ja on kuskil ja tänan, kes tundsid, et nendel on osa selle jutuga. Tänan sind issand, et need inimesed annavad sinule, mitte minule, vaid sinule märku, Jumal, sinule, et see on tõsine asi. Kui te püha vaimule annate märku, et te olete nõus, tahate ja lähete uude olemisse ja kõik, mis vana on taga, lasete lahti ja ei pöördu tagasi ega ei võta sealt midagi enam ülesse, sest teid on katki ja lahti lõigatud täielikult kõigest sellest, mis eraldas teid täielikult, uuesti sünnis. Jeesus Kristus on puhastanud ja lõiganud teid lahti ja ma kuulutan teile praegu igasugune kuradi pettus. Mina olin ka pettuse käes üleeile öösel. Ma tean, kui reaalne see on. Igasugune kuradi pettus. Ma praegu karjasena võtan kätte ja tühistan selle mõjukuse. Jeesuse nimel teie tean. Jeesuse nimel tühistan igasuguse selle mõjukuse. Tänan talle vere eest, talle vere väe eest. Sina astu sisse praegu usu kaudu seal. Mina ei saa sind aidata. Tõmba taevast endale see jõud ja vägi. Tõmba endale. See on sulle antud. Taevas on selle koha pealt lahti. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Halleluuja. 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 Amen. Amen. Halleluuja. Ja, aitäh. Halleluuja. Amen. Ma tahan teile öelda veel. Ma ütlen ilma mikrofonita.
edasi. Halleluuja! Anname au Jumalale, teeme aplausi. Olete nõus? Halleluuja! Aitäh, jah, aitäh. Aitäh teile ka, aitäh kõigile. Halleluuja! Tänu sulle, Jeesus. Tänu, issand, ma annan sulle kõik au ja tänu. Kui sina ei tee keegi midagi, minul ei ole kellelegi midagi anda. Ma ei saagi kellelegi midagi anda, mul ei ole endalgi. Ma isegi võitlen, issand, sa aitasid mind. Meetsikult aitasid. Sinu väeosad tulid kohale. Ma arvan, et kui ma oleks näinud vaimu maailma, ma oleks näinud, kuidas inglid võitlevad. Ühed, et mind hukata, teised, et mind hoida. Aga sina oled see, kes annab meile väe ja meelevalla. Astuda madude ja skorpionite ja vaenlase kõige väe peale. Jeesuse võimsal nimel. Jeesuse nimel. Halleluuja. Amen. Amen. Kogu aeg ma tahan iga päev lugeda ja tahtsin öelda, et iga pühapäev tahan edasi lugeda, aga ei õnnestu. Halleluuja. Ja. Nii. Lõpetame selle osa sellega ära. Aga ma tahaks täna jätta teid veel, kui kedagile sobib, siia veel 15 minutiseks pärast seda, kui ametlik osa, kui me oleme lõpetanud. Ja need inimesed, kes tahavad rohkem Jumalalt või kes tahavad mitte jääda leigeks, vaid kes tahavad võidelda, et käia Jumala tules ja Jumala väes, need on väga teretulnud siia jääma. Me palvetame lihtsalt üksteise eest ja ma jagan natuke veel sõna. Halleluuja. Aga nii kaua paneme kokku oma kohvri ja toome sealt sees välja oma ohvri, kes tahab Jumalale midagi anda. Või vabandust, Kristakene, ma ei näinud, kui sa tõusid. Aidake ta üles, pole vaja või? Jumal väga armastab sind, Kristakene. Ta on ülevoolavalt sinu valamas oma armu sinu peale. Teid ka Jumal väga armastab. Kui ka laupäeva õhtul räägib pastorile kodus, et tulevad meile Eerod ja Meerod ja kõik ja ütlen neile seda või teist, siis see on ikka isiklik. Halleluuja. See ei ole see, et Siili rääkis kõigile Moskva väljakul. Ja see on ka hea, aga ei ole ka halb, kui kellelegi räägib konkreetselt. Halleluuja. Nii et sõbrad, üks reaalsus. Me elame ühes reaalsuses. Me ei saa kõigis elada korraga. Kui me elame korraga, siis tuleb segadus. Lõpuks me ei tea, me arvame, et me haigena olemegi terved, et see ongi uus reaalsus. Aga see on kuradi reaalsus. Halleluuja. Isand, tänu sulle sinu armu eest. Kui sinu armu ei ole, siis ei ole mitte midagi. Siis ei ole mitte midagi. Halleluuja. Ma mõtlesin küll Tarmot, teate, ta on nagu Mees nagu orkester, olete näinud sellist filmi Mees nagu orkester. Oli Louis Defane, tema oli küll näitleja ja tema oli teistmoodi orkester. Prantsuse näitleja, kiilaspäine, väike selline. Tarmo on tunduvalt pikem. Peaks rohkem juukseid ära jama, ehk annaks sinna kanti. Aga tema ei mänginud pühasid lugusid. Aga Tarmo mängib pühasid lugusid ja ma ei uskunud, et selle pilliga saab nii palju asju teha. Vahepeal viiulit panna, siis meil eks kontrabassi ka tuli sealt või? Mida sealt veel kõik tuleb või? Bassgitarri tuleb veel ja ma ei tea mida kõike. Ja kõik ühes isikus, õigemini ühes selles variandis. Halleluuja. Isa taevas, õnnista neid 1000 eurosid, mis inimesed on vabatahtlikult siia sisse pand, ilma, et mina oleks püüdnud seda välja rääkida või kuidagi taotleda või kätte saada, issand, nende käest. Issand, see on see, mis sa ise oled andnud, mis igaüks ise on andnud vabatahtlikult, issand, sinule. See and on sinule. Niimoodi nad on hinnanud sind. Sest see on oluline meile see raha ja see on meile hinnaline. Ja nii nagu mina olin ühes kaubamajas väga ihne, ma ütlesin müüjale, et ma ei saa seda osta, sest ma olen ihne. Ta küsis, et nii ei ole keegi öelnud kunagi veel. Ma ütlesin, et mina pean ütlema, sest et ma olen nii ihne, et ma ei raatsi osta. Aga ikkagi ta suutis mulle ära müüa selle elemendi kuidagi. Rääkis, et isegi ihned kannavad riideid. Et ei ole suvi, mis enam õuest tuleb.
vaid võib minna isegi jahemaks ja kuidagi ta veenis mind hästi. Tänan issand, et sina oled hea, sinu heldus kestab igavesti. Issand, tänu sulle sinu armastuse ja täiuse eest, issand, sinu headuse täiuse eest. Issand, minu palve on see, et kui nii palju inimesi on usus, anna meile palun seda, et võidujooksjaid on palju, aga kiri ütleb, et jookse nii sina, et sina võidaksid. Ütle, mina võidan. Mina olen selle jooksu võitja. Ütle usus seda. Ära ütle loiult seda kuidagi, et tühja kah, ma võin ju võita. Ja ma võidan selle võidujooksu. Nad ei tõmba mind rajalt maha. Nad ei jäta mind kõrvale. Nad ei tee mind leigeks. Nad ei peta mind valeõpetusega. Nad ei tõmba mind inimeste imetlusse. Vaid ma jään vaatama oma usu täidesaatjale Jeesusele. Tema on kuningate kuningas, isandate isand, usu alustaja, kes häbist soolimata kannatas risti rõõmu asemel. Ja nüüd on istunud Jumala trooni paremale käele ja tõmmanud sinna mindki. Vau! Tõmmanud sinna mindki. See on tõesti, Ruta, on koht plaksutada. See on tõesti koht plaksutada. Mõtle, kus sa olid. Sa olid vana Milistvere juurest ja sind on tõmmatud sealt au suuruse paremale käele. Milline ülendus. See ei mõista ega mahu meile pähe. Jeesuse nimel. Halleluja. Nii, kallid sõbrad, tõuseme, võtame vastu õnnistussõnad, teeme hetke vahe ja siis läheme koosolekusse. Aga kõik, kellel ei ole huvi, kes on jahedad, lähevad ära, sest neil on kiire muid asju teha. Nii palju lihasasju on lahendamata õues. Saab minna sööma ja saab üleüldse minna ära, kohustused on täidetud, linnukene on kirjas. Nüüd hakkab tõeline elu sellel nädalal. Halleluja! Ja nii et mine ära ja ära tule enne kui järgmine pühapäev, kui sa ei taha. Issand, õnnistagu sind. Issand, hoidku sind. Issand, lasku oma pale sinu peale paista. Ja olgu sulle armuline. Ta tõstku oma pale su üle ja andku sulle oma rahu. Ja kogu kogudus ütleb 3 korda. Aamen. Halleluja. Nii saagu mulle.